Be liable with that. You are liable. You have to pay off. But if accident is happen with a car to car, you are covered. Yeah, car to car accident only. So you will pay with a deductible. Deductible of 10,000 pesos. And it's covered is only auto car to car accident. I stand. Indreka. When is it possible to take insurance when Full coverage, you mean? Yeah. Actually, there's zero deductible. It's 1,500 per day. You are insured with that. for the spare car tools and everything is located right here. The spare tire. Yeah. The tools are right here. On this one. If you like to take the big one, that's much better. Minors like this one is Okay. already take note of this one. Yeah. Yeah. Video there. Yeah. Yeah. Thank you. I am afraid. It's not afraid. Let's go. Woo! Deep car. Toyota Avanza, sir, is also 7-seater car. Yeah, I know. And this one, just like this one. You can just choose another car in our office, sir, if what you want. Because there's so many cars over there also, but you can choose. The shuttle is coming here already and take you to the office. Yeah, but no if you don't like the Avanza, you can just choose another car. Nüüd siis on meie rendiauto kohal. Selline ta on, tahetakse selle Jeepi asemel meile seda anda, vaatame, võib-olla võtame ka, võib-olla mitte. We go office, yes? Yes, office. Okei. Ei, tegelikult on nagu suht okei. Sajukesega võiks sõita küll võib-olla. Be liable with that. You are liable. You have to pay off. But if accident is happen with a car to car, you are covered. Yeah, car to car accident only. Yeah, you are insured, and there's a participation of 10,000. Why I go to the... Kui ma panen vastu posti, siis on asi kutu või? Siis on jah. Oot, see asi on vaja korda ajaga. Okay. Kus meie teame, kui väsinud ma olen? What money is all? 10,000 pesos. 10,000 pesos only. You will pay with a deductible. Deductible of 10,000 pesos. And it's covered is only auto car to car accident. I stand. Indreka. When is it possible to take insurance when Full coverage, you mean? Yeah. Actually, there's zero deductible. It's 1,500 per day. You are insured with that. If you want to avail that one, you can 1,000 get 500 pesos per day. 1,000 and 500, 1,500. no problem. We Yes. take all. Yes. We don't never what's happening. Yeah, your seatbelt, sir, please. Your seatbelt. Sorry. Yeah. Take it there, automat. I take. Yeah. I have. Okay. Yes. Ta ei uskunud ka, et mina sõitma hakkan. küsis üle igaks juhuks. Jaa, aga seda me ei tohi ära unustada, see 1500 pesot päevas juurde maksta, sellepärast ma ei tea, kui ma olen ikkagi väsinud, me ei tea kunagi, et me oleme kõik ekslikud, inimesed võivad kõik ekslikud olla, kogemata tagurdad kuskile pauk ja meil seda jama vaja on. Aga ei hakka riskima, võtame ära, maksame ära see
3 tonni, kui palju see teeb, 18, peame 2 euro pärast hakata siin ralli mängima, no see ei ole mõtet. Kohe sobime seda autot, on ju, kui on võimalik need kõrgemad Toyotad, mida me seal näeme, siis võtame need kõrgemad Toyotad. Mida kõrgem, seda mugavam, seda rohkem see paukudest ta jälda ja nad peavad vastu ka. Toyotad seisavad seal kauges rivis. Sa kuule ka pane kõrgkikki ära, ärge niimoodi nagu tulete muidu vahele sisse pärast, et keegi ei saa aru. Viits võlavandasse ennast alla kirjutada. Hilja juba. Nüüd oleme siis klassid ära mõndanud. Vaatame natuke aega, otsivad mingit teist autot. Tahaks natuke kõrgem, et asi ei ole suur, siis vaid et nad oleks natukene kõrgem, loodan, et teevad teise autot. Nüüd on selgunud olukord, et ei saagi kindlustada siukse kindlustuse vastu, et kui sa vastu puud sõidad või näiteks mootorisikkel sõidab sulle sisse, siis pead ikka ise maksma selle õnnetuse. Või tähendab selle auto kinni, et põhimõtteliselt siukest kindlustust ei ole nagu Eestis, et kõik oleks siis kaetud. Meil on Eestis, et kui sa võtad ikkagi kasko peale, siis on kõik kaetud, siin ei ole. Ja polegi võimalik võtta siukest kindlustust, et nüüd sõidab kogemast vastu puud või vastu seina, et siis oleks sul kaetud, maksad ise selle kõik välja. Ainult lisakindlustust saad võtta see 1500 kohaliku päeva kohta, et siis ei peaks seda 10 000 maksta, aga ma ei leia täna olukorras nagu pointi, et miks maksta see 3000 neile ja kui ei juhtu midagi, siis jääbki neile või siis see 7000 on nii väike raha seal vahel, et me ei tee seda lisakindlustust peale. Nüüd siis kirjutame oma sellele otsusele alla, et võtame selle auto ja ega siin kõik ei olegi nagu kaetud. Vaatame, proovime ära. Elu teab, kuidas elu tuleb, nii et elu on seiklus. Peaasi, et ei tule sellist seiklust, et me peame hakkama kuskil siin remondi töökodade vahelt minema või hakkama siin räiged rahasid maksma, et loodame, et kõik läheb hästi. Me oleme positiivsed ja see elu on meiega ka positiivne, nii et saame kohe varsti auto kätte ja lähme nautima. Väike praetud kana, grillitud kana, 20 peesot, 16 senti umbes Eesti rahas siis, eurodes. Siin on siis meil ilus jõulukuusk jälle. See on siis, ongi siin meil kõrval siis Cebu saare kaart. Mactan, Cebu lennujaam on siin all, kus me tulime ja sealt me sõitsime siis nende sillast üle. Ööbisime kuskil siin linnas, kuskil selle osa peal seal keskel. Eile me käisime oma atraktsioone tegemas kuskil seal kandis üleval, aga seal ei ole, siin ei ole seda välja toodud, kus see täpne asukoht on. Auto rentisime praegu siit ja siis läheme me Oslopisse, need ongi me need haikalad, millega me ujuma soovime minna, mille jaoks me rendiauto võtame. Praegu me tahame ära käia kirikus Basilika. Lähme käime ja sõidame korra. Vaatame selle üle esimesena ja siis me läheme sedasi Oslopile. Ja teed on hüvitanud, aga Oslopis midagi, mingit vaatamisväärsust korra vaadata. Ajalist ootamist ongi meie auto lõpuks valmis. Saime natuke teise auto, aga ei ole hullu. See on hea ja kõrge. No, that's good. Yeah. For the spare tire tools and everything is located right here. The spare tire. Yeah. The tools are right here. On this one. If you like to take the video, yeah, that's much better. Minors like this one, it's okay, doesn't matter, but I will mark everything on the vehicle. For the mattermost is the big scratch or dents. But I will now proceed to check everything. What's this? Yep. So far, this is the major damage, minors. Other than that, there's no big damages at all. This one, minor scratches here. And moving on this side, the papers, registration of the vehicle.
is located right here. I give you 2 copies just in case, you know, the police might stop you and they said that there's no paper, there's another one you can show them. Yes. Just put it here. Even if it's high, we understand the road here, there's always on the bumper dip, there's some minor scratches and everything because of the roads here. And moving on the side, fuel type is diesel. Gas cap is located right here. And we also put note that is diesel. To the inside, you can see it's nice and clean. And also right here, the fuel is full tank. Return also full tank. Fuel. Aircon is working. Any questions, sir? Any question? Mis kuidas see ütled, et kas eest ära ei kuku või? Already take note of this one. Yeah. Video there. Yeah. Yeah, thank you. Good day. This cleaning. Nüüd on olukord siis nii kaugel, kus me terve reis oleme vedanud oma käsijuhtimiskange, millega sõidetakse. Oma ratast oli all, et kuna meil ei ole käsipagasis ruumi, siis Indrekul pani selle sinna alla, lasen Indrekul ka ära võtta, siis näete, kuidas me reisisime, et ei pea vaeva nägema ja käsipagasit seda kuskil kaasas vedama nagu eelmine kord. Thank you. Indrek, nägid seda või? Cleaning, see on nende cleaning, paneme ajalehe peale ja auto on puhas, sul anti üle puhas auto. Ja nüüd nagu ikka, paneme kangid peale ja seekord on siis pidur siinpool, gaas teisel pool. Paneme ta lihtsalt külge tagasi ja muidugi tegelikult peaks see tross ka siin korralikult kinni käima, et ei saaks tagant ära kukkuda, aga loodame, et ei tule kunagi tagant ära. Isegi pedaalid on kruusa täis, räägivad siin puhtast cleaningust. Aga noh, see käib asja juurde, ega see meil ei olegi nii edevad, et meil peab see läikima ja särama ja meil on tähtis see, et me saaks punktist A punkti B ja oleks kõrge auto. Et muud meie jaoks nagu olulist ei olegi. Keera teist ka, ma tuleb väga viltu. Ei, no ma lihtsalt panen ta painde alla kinni. Korralikult, lasta painduma natuke läbi, see ei tee midagi. Ei tea, kui palju võib panna, ta jääbki keerama, tavaliselt nagu peaks ju selle aja peal nagu ammu aitama. Eestis ma ei pane siukeste painde alla. Aga siin ma ei julge, Eestis on mõnikord lahti tulnud, seega ma enam sellega ei riskiks. Näiteks ühe korra läksin Saue silla peale, hakkasin pöörama, põks, lõi piduripedaali alt ära. Tunde järgi, Indrek on õieti või? On küll. Maalid ei tohi kunagi üksteise vastu käima hakata, muidu on niimoodi, et nüüd on piduri või gaasi kinni. Oled kraavis, soo sellepärast on keerab mitte. Valet pidi on natuke lihtsalt keeruline. Gaas pole oluline nii tugevalt kinni pane, kui gaas tuleb ära, siis pole hullu, aga parem. Nii, rabin on taga ja tundub, et kõik on okei. Rihma ka üle ja need on eri kõrgusi peal, sina tõstsid selle eri kõrgusi peale, Indrek? Aga liigud, säti neid? Ei, ma saan sättida, aga võib-olla ma ei tahagi sättida. Võib-olla ongi nii hea, et on eri kõrguse peal. Ma ei ole küll niimoodi ennem sõitnud, ma sõidan alati sirgelt. Aga ma proovin. Sa oled seda nööripikkust ka muutnud, jah?
Ja ma pidin muutma, et see ilusti kinni saaks. Lähegi nii kiiresti kui tavaliselt see kokku, nüüd ma pean natukene nagu juurde andma ruumi talle. Jube keeruliselt läheb nagu siia vahele. Ma pean lihtsalt ulatama ümber selle ja et saaks lukku, aga see ei ole võimalik. Kuidas ta nagu üldse? Sammas on hästi jäbe. Ei saagi selle autoga sõita. Ma annan järgi seda, vaata, kas see aitab midagi kaasa. Ei aita. Vot siukest asja ma näen nüüd esmakordselt. Ei mahugi ümber. Pane veel pikemaks. Ja ma pean seda hakkama juurde laskma siit. Seda järgi esiteks. Mul on siiamaani kõigil autodel olnud standardselt, pole nagu probleemi olnud, viskad ümber ja asi korras. Aga see roolisammas on siin ikka nats teistmoodi. No nüüd siis üritame saada selle jõuga siia vahele midagi moodi, et pikkus tegelikult nagu jääb lühikeseks, roolisammas ongi liiga pikk. Paneme jõuga ta kinni. Ma ei tea, kuidas ta nagu sõitmisele hakkab mõjuma. Võib-olla saab natuke ei, tegelikult on päris hea. Tegelikult on väga hea. Ma ei tea, kas pidurit on nagu... Okei, gaas. Gaas läheb ilusti. Gaas jääb peale. Ei jää peale. Tuleb ära ilusti. Ta on aits venik ka siit, ega see ei anna midagi. Siin on paar senti vahet, ta loksub. See, et ma siin mõne milli juurde annan, see ei anna midagi. Te vaadake, et asjad ära ei lähe. Meil on juba kogunenud külalisi selja taha. Kõik on pagasnikus. Ja, ma näitan meie külalisi vahepeal. Meid on juba uudistama teil. Et mina arvan, et nüüd on kõik. Sellepärast pidur läheb pehmemaks, kui auto tööle läheb. Ja, seda küll. Aga gaas tuleb täitsa maha ikka või? Ma ütlen põhja ja siis vaata, kas sa saad... Nii? Tuleb küll. Nii, ja nüüd vaata, kas saad vaid... No, ei tule päris. No, ma vajutan ju pidurit, ega sa paned natuke gaasi peale. Me ei saa midagi teha, lasta alla. Okei. Meie jaoks piisab, küll meie saame hakkama. No, tuled ära küll. Ja algab meie uus seiklus. Läheme vaatame liiklusesse, kuidas see asi meil siin sujuma hakkab. Ega nalja ei pole. Nalja pole, jah? 50 kilomeetrit 2,5 tundi sõidad siis. Ja eile oli jah, no ta sõitis 3 tundi, ütleme kokku 6 tundi sõitu tegelikult näitas küll. Ja meil praegu Oslopisse näitab sõitu 4 tundi. Ma arvan, meil läheb kauem, me läheme kirikusse, hakkame siin linna vahel kõigepealt rallima. Võtame kõige paremad ekstriimsused ära ja vaatame, mis edasi saama hakkab.